Umbes 100 aastat tagasi mõistsid Järvendpää noameistrid puuka all midagi sellist ja lõid sellise asja. See oli nende arusaam sellest, milline on puuka. See on väga kena arusaam ausalt öeldes ja äärmiselt meeldiv ka kasutamisel. Läks aeg edasi, kaasaegsemad Soome noameistrid mõistavad puuku all midagi sellist. Piisavalt elegantne, kena, tegelikult hästi praktiline, toimiv asi. Kahjuks või õnneks ei ole ka väga kallis. Eriti viimasel ajal on soomlased hakanud juba puuku all mõtlema midagi sellist, mis on täisrood ja käib igatepidi kaasas kaasaegsete noatrendidega. Norrakad ei mõtle üldse puuka peale. Nemad teevad lihtsalt ühe noa valmis kõigi heade põhjamaiste traditsioonide ja kommete järgi ja see tulemus näeb välja midagi sellist. Ja nad ei hakka seda nuga ilustama nimega puuko. Aga siis, kui ameeriklased hakkavad midagi tegema, midagi mõista ajal puuko, siis selle tulemuseks on midagi sellist. See on see, kuidas ameeriklased, milline on õigemini ameeriklaste nägemus puukost. Ütlen ausalt, see ei ole üldse teps mitte halb nägemus. Õigemini selle nägemuse produkt ei ole mitte halb. Aga andke mulle andeks, mina ei näe sellel noal mitte kusagil puukot. Temal ei ole puukot, mitte kusagil. Sorry. Vaatamata sellele, et on tehtud suurepärane nuga, on ta minu subjektiivse arvamuse kohalt täiesti puukotu nuga. Aga kas see omab tähtsust? Ilmselt mitte. Tere ka siis. Et tegemist on siis Benchmade'i tootega, Benchmade puukoga. Siit on mul nüüd üks nahkriba puudu, millega nii-öelda üks haas, millega ta käib veel nii-öelda vöö külge. Mul on endal vöö küljes söökene nii-öelda statsionaarne, kuidas öelda, noakarabiin, kuhu ma siis vastavalt soovile, emotsioonile, nädalapäevale ja mis iganes tähtede seisule panen selle noa, mis mulle meeldib. Ma ei saa teda mitte kuidagi pidada puukoks, aga ma pean teda täiesti suurepäraseks noaks, hiilgavaks noaks. Lihtsalt keel ei paendu kuidagi teda puukoks nimetama. Minu subjektiivne kiiks ilmselt. Aga mis tähtsus sellelgi on? Et nuga ju iseenesest kukkus neil hästi välja. Teras on korralik. CPM3V. Väga hea. Mis siis tema karastusega lood on? See on nüüd ju huvitav. Ühed andmed väidavad, et HRC on 58–60 ja siis ma olen leidnud ka andmeid, kus väidetakse, et on 60–62. Olles nüüd teda kasutanud juba üle poole aasta, ma arvan, jah. Üle poole aasta vist kindlasti. Siis pigem ma julgen väita, et ta jääb sinna 60 pluss HRC alla. Sest et tera hoiab ta suurepäraselt, aga kui nüüd CPM3V oleks ka 58–60, siis ta jätkuvalt hoiaks tera paremini kui mõnedki teised noad, mis on sama karastusastme juures. See lihtsalt on nii-öelda heas mõttes selle terase kiiks. Nii et suurepärane nuga selle koha pealt, et ükskord on teravaks tehtud, siis ka hoiab. Käes. Vot see mulle meeldib. Ma võtan ta kätte, kõmm, ta istub käes. See
niisugune kummimaterjalist käepide, see lihtsalt on niivõrd hea. Ta lihtsalt püsib peos, sellega on ülimugav nii-öelda toimetada, asju teha. Tema terapikkus on ühtedel andmetel täpselt 95 mm, ühtedel andmetel 95,5, siis terapaksus nii-öelda siin räägitakse 3,5-st, 3,53 millimeetrist ja nii edasi, jälle natukene kõigub erinevatel andmetel siia-sinna. Aga ütleme, et ei oma see nagu minu silmis suurt tähtsust. Ei ole skandi profiil, mis mulle tema juures meeldib, vaid on siis selline poolkiil. Pean küll tunnistama, et jah, see, kui ta nüüd ma ta pakendist välja võtsin, siis see teritus, mis tal oli, et see oli küll selles mõttes väga hea, et ma võisin seal isegi sellist pehmet paberit temaga lõigata. Aga puu kallal ta ei töötanud kõige paremini. See teritusnurk, sellepärast, et on siin see nii-öelda veetipp, veehari, et selle nurk ei olnud kõige parem, et nuga liug läks puidukiudude vahele. No ja loomulikult, mis siis Tõnu teeb, Tõnu võtab Worksharpi lintteritaja, paneb sinna kõige kärnasema lindi peale ja kukub siis seda konveksiks tegema. Ja pärast kasutab veidike peenemaid linte ja lõpptulemus sai üllatavalt hea. Kohe ma olen väga rahul. Et kindlasti on tegemist sellise mõnes mõttes omapärase noaga, et ma ei näe, et ta oleks nii-öelda primaarne nuga. Ma ei näe, et ma teda üldse kunagi vööl hakkaks kandma. Ega ma siiani ei ole kandnud ka. Ta mul alati on kuskilt taskus pigem. Oma mõõtude koha pealt nagu tõttu. Ja ta on õnneks kerge. Vaatame selle, et on täisrood, on ta kerge. Et kapseldatud täisrood. Et need püksid, millel on spetsiaalne noa taskus siis reie peal, seal on teda väga hea kanda. Kahju, et tal puudub nii-öelda tootja poolt kaideks tupp. See minu arust sobiks talle väga. See tupp, kuidas seda öelda, Benchmade on minu silmis üldse see huvitav firma, et nagu nugadega saab ta suurepäraselt hakkama ja need mudelid, mille ta teeb nii-öelda või laseb teha juurde, tellib kaideksis tuped, mitte ühtegi pretensiooni ei ole. Aga nii kui keegi läheb nagu naha kallale, siis otseselt tal nagu midagi ka viga ei ole ja nii edasi. Aga arvestades selle noa hinnaklassi, siis oleks nagu natukene enamat oodanud. Muidugi, kui seda palju kanda, siis aja hammas nii-öelda muudab reeglina nahkasju ainult kaunimaks ja kasutamine on selles mõttes nagu siis mõnusam. Võt. Nii. Mis ma tema veel räägiksin siis? Et kuna ta minu silmis ei saa mitte kunagi olla nagu selline primaarne nuga, vaid pigem sekundaarne nuga, mis on nii-öelda looduses käies kaasas on. Mis tema funktsioon võiks olla? Tema on hea nokitsemisnuga. Et pärast seda, kui ma tema nii-öelda geomeetrit veidikene muutsin, tegin tehas oma paremaks, siis ma jõudsin selleni, et ta on täpselt selline super nuga millegi kallal nikerdamiseks. Et hea lühike tera, see 95 mm, see on ülimalt hästi kontrollitav. Ta jookseb suurepäraselt nüüd puidukiudude vahele, see on mulle kasepuu, väga mõnusalt võtab, et ei ole mitte midagi halba öelda, eeskujulik. Ja ütleme, et see nüüd, jah, CPM3V teras, et kui sa nüüd hakkad seda geomeetrit siin nii-öelda seda veeharja luisu peal ära nühkima. Jah, ma ütlen sulle jõudu. Saab, aga ole kannatlik. Varu endale sööki ja jooki kõrvale. Võtab aega. Et teemaplaadiga jõuad sa kiiremini kindlasti soovitud tulemuseni. Lint lihvijaga või teritajaga käib see kõige väiksema vaevaga. Aga tulemus on seda väärt. Et
et noh, ärgem unustagem, et tegelikult on tegemist puhtalt sellise tööstusliku noaga, et sisuliselt visatakse ühelt poolt masina otsast nii-öelda terad sisse ja teiselt poolt masina otsast tulevad siis noad välja enam-vähem nagu 3D printerist. Aga ega see ei tähenda, et nuga halb on. Et üldse mitte. Aga kui on niisugune nii-öelda masintöö nuga, siis noh, siis on asju, mingisuguseid asju, mis tegelikult niisugune noanohik nagu mina ilmselt tahab enda jaoks ümber teha, et oleks nagu endale käepärasem. Et tahad puulusikat teha, pannilabidat, telgivaia, lõkse, on see täpselt see ideaalne nuga. Mingisugused pisikesem toidu kallal nokitsemised asjad, mina ei tea, praekartul kas või viilutada, mis iganes vorsti lõigata ja nii edasi. See on ideaalne, aga noh, ütleme, et niisugune nikerdamine, vot see on täpselt see. Ta on kindlalt käes, ta on tohutult hästi kindlalt käes. Nagu ülimalt. Et siin ei ole nagu mitte midagi. Et noh, siin pole nagu seda lohku. Ma tean, väga paljudele meeldi, et noh, et äkki sõrm libiseb kuidagi töö käigus tera peale. Ei libise, siin ei libise, isegi kui see käepide on märg, kui sul käsi on märg. Et see on nii hästi nagu klõmm on käes kinni ja noh, ütleme lõpude lõpuks ikkagi kõik taandub ka noa käsitlemise ja kasutamise oskustele, mis tulevad praktika käigus. Nii et ma ütleks niimoodi, et jah, kindlasti see nuga nagu nendele, kes juba mängivad edasi jõudnud liigas. Et sest noh, näiteks kas või jah, lihtne kasi, et noh, ei ole mõtet seda nuga rüvetada kuskilt ehituspoest ostetud luisu peal teritamisega. Selle asja jaoks peavad sul ikkagi olema olemas juba teemaplaadid, hoonimislaud või siis lintteritaja. Et mingi niisugune odav tavaline kivi. Need asjad peavad üksteisest nagu maailma eri otstesse jääma kindlasti. Et aga kes siis see sihtgrupp võiks olla, kes seda nuga võiks nagu kanda, omada? Jah, ütleme kindlasti need, kes viljelevad sellist nii-öelda matkateel kulgemist. Pikad matkad ja nii edasi. Et need inimesed, et ta kaalub vähe, ta teeb ära kõik tööd, hoiab tera, nii et sa ei pea mingeid teritustarvikuid kaasa tassima. Ja kui sa ka väga tahad, siis tegelikult on saadaval isegi väga mõistlik hinna eest. Suhteliselt kergekaalulised siuksed teemantteritajad, mille peal nii-öelda saad selle noa uuesti vahedaks lihvida. Kui sa tegeled bushcraftiga, jah, raudselt täpselt sinu nuga, et nikerdada, nokitseda, asju teha. Et absoluutne. Kui sa oled siuke off-road matkaja, kes planeerib mingi maastiku, ei tea, kus laagrisse jääb, jah, siis ta peab sul olema teine nuga. Et sul on vaja kindlasti siis ühte suurt. Et ainult üksinda selle peale loota jääb lahjaks. Noh, tänu sellele, et on ainult 95 sentimeetrit tera pikkus. Noh, võtame nüüd siukse nii jämeda metsast leitud, kas või püstiaada kuivanud kuusa, saame ta kuidagi alla. Noh, ma saan nii-öelda siit läbi selle noaga ja ma saan. Aga noh, pikem nuga on selle töö jaoks igal juhul parem. Nagu antud pildilt juba näha võib. Et noh, jah, liiga lühikene. Oot, ehk saan nüüd veidikene rohkem otsa välja. Sest noh, ega kuna tal ei ole ka niisugust mõnusat laia tera, siis ta ei löö nagu seda puu algu niimoodi klõmdi kaheks ka.
nagu nii mõnigi nuga suudab. Ei hakkagi isegi praegu seda nuga siin vägistama. Ja kardata katki läheb. Aga see töö ei ole tema jaoks lihtsalt. Võt see töö on tema jaoks. Võtan siin nüüd kasepirru. Ma ütleks niimoodi, et lokitab ideaalselt, täiuslikult, kui on vaja lõket ette valmistada. Et nii ilusad krussis lokid tulevad pirru pealt lükates isegi sellise kuiva kase, mis on üsna kõva. Noh, siit on näha väga ilusad krussis lokid. Et noh, kui ma ei teaks, millise noaga ma seda tegin, või kui keegi teine tegi, ma pakuks, et raudselt mingisugune heade traditsioonide järgi tehtud päris puuko soomlaste või siis mõni hellenuga. Nüüd küsimus jälle, ma jätsin taskusse panemata, mul siin kõrval tipis on tuleraud. Et vabandan korra, et nüüd ära käin, toon. Kuidas ta siis tulerauba kratsimisega hakkama saab. Kes mäletavad veel minu videot Benchmade Leukust, siis see ajalugu peaaegu kipub korduma. Ütleme siukene 3-2 miinusega. Pigem peaks ikkagi teie tuleraubal olema kaasas see metallitükk. Millise noaga ma veel võrdleks seda nuga? Tema kõige lähedam nii-öelda oma iseloomult on siis Fälgniven F1. Et mõõtmed on üsna sarnased. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis Fälgniven oli kuskil 2 mm pikema teraga. See on nüüd täiskiil. Minul on siin ta siis lamineeritud terasest versioon. VG Wolf peaks olema VG7 tegelikult. Ja see nüüd ütleme ka, võtad kätte. Ma isegi ütleks niimoodi, et Benchmade nagu istub võib-olla mõnes mõttes kindlamini käes, et siin on see kummimaterjal on natuke nagu pehmem. Siin on veidike jäigem selline. Aga siin on muidugi jälle see koht, mis paljudele meeldib, et kaitseb nii-öelda sõrme tera peale minema. Et nad on kõigest nugades, mis minul on, oma iseloomult kõige sarnasemad. Kui ma nüüd väga tahaks ja tahaks veel nende kõrvale võib-olla kedagi panna, ta ei ole küll nii sarnane kui need 2 nuga, aga siia ritta võib-olla veel sobiks Helle Utvear. Ehk oma mõõtmete ja nagu tema kasutamise eesmärgi koha pealt. Aga need 2 on täpselt nagu, kuidas saad öelda, parajad siuksed õed mõnes mõttes nagu. Et küll erinevate emade ja isadega, aga nad on üsna sarnased, et selles mõttes nagu kui nüüd ma ise tahaksin näiteks minna kuskile olla metsas laagris võib-olla nädal aega või niimoodi ja veidike varustust optimeerida, et siis ma olen tõsistes raskustes nagu valiku tegemisel, kumma ma siis võtan, kumma ma siis jätan. Et Benchmade hoiab tera paremini kui Fälgniven. Et Fälgnivenit mul jälle kergem teravamaks saada. Ja samast hoiab ka väga hästi tera. Siukene täpselt nii on. Et Benchmade on tehtud terasest, millega töödeldakse teisi teraseid. Fälgniven on lamineeritud terasest. Ehk siis külgedel on pehmem teras, 2 kihti, kummagil pool ja keskel on kõrgema karastusega teras. Et see annab jälle siukese mõnusa sitkuse nagu, et ta peab igasugustele survetele
noh, nii-öelda mina ütleks stressile paremini vastu. Et siukene, noh, täpselt nii ja naa. Mulle meeldib Felgnieveni tupp oluliselt rohkem kui Benchmade'i oma. Oluliselt rohkem. Ta on ka selles mõttes praktilisem, et tal on tegelikult siin all ava, tuleb mingi vesi siit sisse, see läheb alt välja. Siin ma ei näe mitte mingit ava. Noh, õmbluste vahelt ikka imbub läbi, aga nahk kui selline ju tegelikult seob niiskuse. Ja see ei ole roostevaba teras. See on, kuidas on kõrge korrosiooni taluvusega teras, aga ta ei ole roostevaba. Felgnieven VG teras, see on roostevaba. Et noh, minu eelistus on pigem natukene nagu roostevabal terasel. Et siukene väga raske, ma ei oskagi öelda, kumba valida. Et mõnes mõttes võib-olla minu pisut gramm nagu Felgnieveni kasuks räägib see, et ta on pisut paksem, ta oli minu arust kas 4 millimeetrit või 4,5. Ja tänu sellele võtame selle sama alu, aga läheneme nüüd talle teiselt poolt, vaatame, kas mul võib õigus olla. Ja see konveks, mis mulle meeldib, konveks on tõestanud, et ta lõhub puid väga hästi. Jah, see, kui mul on vaja nüüd puu algu lõhestada, siis on kindlasti siin nii-öelda räägivad plussid fälli kasuks. Aga see teras on jälle igas dimensioonis nii-öelda nagu kõvem. Et kui on oluline see, et oma varustuse kaalu optimeerid ja ei pea teritustarvikuid kaasa võtma, siis ilmselt on Benchmade see hea valik. Et see kestaks nagu küll hästi. Ja noh, temaga on mõnus töötada, mitte midagi öelda. Ta ikka nii hästi jookseb nende puidukiudude vahel ja toimetab tublisti. Nii et seega jah, off-road matkajatele teiseks noaks, matkateel kulgejatel võib ta olla ka primaarne nuga, kes bushcraftiga tegelevad. Teile ta kindlasti kulub ära. Et need, kes vorsti lõikavad. Ehk siis karnivoorid. Vorsti lõikamiseks sobib suurepäraselt. Et tegemist on tegelikult äärmise kvaliteetse tööriistaga. Mul on ühest asjast kahju. Minu teada teda enam ei toodeta. Teda võib veel leida kuskilt netipoodidest. Mõni noapood on sisse võtnud ja veel on mingid laojääke. Ma võin eksida, aga minu teada enam ei toodeta. Ei puukot, ei leukot. Ja ehk õnnestub leida ja kindlasti võib-olla kuskil Amazonis, kus iganes eBay's, pigem eBay's on järeltulu kraami rohkem, ehk õnnestub sealt nii-öelda endale mõni saada. Aga ma arvan küll, et kui te sellise noa omale soovitate, kuidagi viisi saate, siis kahetsema ei pea. No, minul on ta ära tõestanud ennast äärmiselt tubli söökse korraliku tööriistana, nii et ja meeldib mulle. Ma oleks tahtnud küll teist värvi käepidet. Siia oleks sobinud must, võib-olla siis söökene bees. Noh, see on ka söökene. No ei ole päris bees, aga rohkem liivavärvi võib-olla. Ei oskagi öelda. Oranž, oranž oleks väga äge olnud. Et see vist annaks nagu täpselt söökse matkainimese nuga. Et jah, söökene tore ja usaldusväärne tööriist. Kvaliteet. Seda siin pritsib. Nii et head kanali vaatajad, tellige ka minu kanalit. Veel viimane pilguheit, enne kui ma vajutan nuppu, mis selle video lõpetab. Aga kui enne mine ei kuule,
siis kindlasti järgmine kord. Kõike ilusat.